Mina olen Birgi Loorents, Tallinna Tehnikaülikooli küberturvalisuse ja IT-didaktika vanemteadur ja nüüd uudses rollis ka IT-teaduskonda bakalaureusõppe prodekaan. Ja meil taustal peaksid nüüd kohe hakkama jooksma siis 2 videot. Ja videote eesmärk on lihtsalt visualiseerida, et kuidas me toimetame siis meie talentidega Eestis ja mis toimub ka välisvõistlustel. Eesti Interneti Sihtasutus on meiega olnud kaasas juba 2017. aastast ja seal selles protsessis, sellest alates on olnud meiega kaasas ka üle 50 erineva ettevõtte, 250 kooli ja 200 õpetajat. Ja selle teekonnal me alustasime 2017, kus meil oli 2 võistlust. Üks oli siis suur masside taseme võistlus kübernaaskel ja siis oli ka väiksem küberpähkel, mis oli sellise testi moodi. Tänaseks on tegevusest kujunenud siis välja 4 suurt võistlust, kus siis osalevad meil juba 7-aastased õpilased, kuni 25-aastased õpilased siis selles protsessis. Meil on erinevad küberlaagrid, õpetajate koolitused, meil on konverents ja aastas puudutame siis umbes 15 000 noore hingekeeli. Ja loodame siis, et nendest võiks saada midagi enamat. Et tihti ongi nagu näiteks Coursera kursustel, et 100 000 liitub ja siis lõpuks 10 saame kätte, eks ole. Et noored testivad, katsetavad, kas see võiks olla midagi nendele, et kas see on asi, millest nemad võiksid olla edukad. Ja koodnimi kõigele selle tegevusele on olnud siis küberolümpia või küberolümpiaad, kuidas keegi soovib seda kutsuda, millest on tekkinudki selline tore uus liikumine. Ja siin näetegi meie ühte talenti, Rikot, kes on nii tegev ülikoolis, erinevates EU-projektides, toimetab küberturvalisuse teenusepakkuse ettevõttes, nii et hästi toredad noored on seal siis üles kerkinud. Täpselt sama kuulsad on meil Johannes Kadak, kes kasvas ise osalejast treeneriks ja nüüd aitab Euroopa tasemel asju teha. Siin juba näete Euroopa võistlust, et mis seal siis täpselt toimub. Ja mis on hästi oluline ka Eesti kogukonna kohta teada, et noored on ise teinud oma kogukonna Discordis, milles on siis neil 325 noort häkkerit. Me räägime siis tõesti professionaalsel tasemel häkkerid, kes igapäevaselt asju arutavad, erinevate tegevuste jaoks kogunevad tiimidesse, sest tegelikult praeguse hetkel, mida näidatakse, on European Cybersecurity Challenge, aga neid võistlusi toimub ju tegelikult üle maailma igapäevaselt. Siis videos me näitame 2022. aasta võistlust ja tegemist on siis mitmepäevase, 4-5 päeva kestab see, kus nad lahendavad siis lipuvõistluste raames erinevaid ülesandeid. See on nagu siuke tavaline kontrolltöö, aga mõne kontrolltöö ülesanne võib kesta sul 16 tundi lihtsalt, et ühte väikest ülesanded lahendad ja võib-olla sellest 500 inimesest, kes seal osaleb, võib-olla lahendab üks inimene selle ära. Et selliseid raskeid ülesanded on seal. Toimuvad ka siis süsteemide rünne ja kaitse. Ja vahel tuleb ka põgeneda päriselu põgenemistoast ja vahel palume neil noortel siis tulla ja rääkida, mida nad mingisuguse ülesande raames on teinud. Ehk siis pealtvaatajad, kes on ilmselt natuke rumalamad ja kui need noored seal, kes osalevad, siis neile siis seletatakse lihtsamas keeles ära, mida nad teevad ja miks see on oluline. Et see oskus on siis hea, kui on hiljem vaja bossile ka ära seletada, et miks selline asi juhtus ja kuidas seda peaks lahendama. Ja selle võistluse European Cybersecurity Challenge huvi on niivõrd palju kasvanud, ehk siis mainisin teile ära, et meil on kuskil 500 osalejat praegu ja kasvab, sest et osalevad kõik Euroopa Liidu maad ja ka siis 7 maad üle maailma, ehk siis Ameerika, Kanada, Austraalia tahab tulla, et igalt poolt. Ja tore on siis ka see, et me oleme hakanud arutama, et äkki peaks olema siis selline eelvoor, et võib-olla tuleb Põhja-Euroopas või Lõuna-Euroopas või Kesk-Euroopas tulevad siis eelvõistlused nagu jalgpallis või siis hoopis Eurovisioonis, et me kõik lihtsalt saali mahuks. Et lihtsalt proosaline põhjus, meil ei ole Euroopas varsti ruume, kus me neid asju saaks korraldada. Et tahaks Eestisse ka tuua selle võistluse, sellepärast, et võib-olla mahuksime Saku Suurhalli veel täna ära, ma ei tea, kas 5 aasta pärast mahuksime, aga selle võistluse hind siis, kui korraldama teeb, siis on umbes hetkel 2 miljonit olnud, ehk siis selle 5-päevase ürituse hind ja see ei sisalda siis kulusid hotellile ja siis lennupileteid, mis siis iga maa katab siis oma võistlejatest ise. Aga kuidas siis noori parimalt leida Eestis, et kuidas see teekond käib? Rääkisin teile, et 7-aastaselt alustame, et hästi suur võtmeroll on siis õpetajatel
ja kui me oleme õpetajad ära koolitanud neid asju ise oma koolis tegema, olema ise nagu fännid selle koha pealt, et siis on võimalik neid noori ka leida. Kindlasti lapsevanemad on ka, et mõned talendid koolis natuke peidavad seda, et nad oskavad midagi teha ja siis kunagi kooli ei saa teada. Aga me üldiselt detektime siis need head häkkerid ära. Õpetajad ise on siis koondunud ka Facebooki gruppi, et kus meil on siis üle 1000 liikme. Nii et õpetajaid täna on veel õnneks rohkem, kes on teemast huvitatud ja kes soovivad neid talente siis leida. Aga mis puudutab nüüd seda antud projekti, kuna ma rääkisin, et me oleme päris kaua Eesti Interneti Sihtasutuse koostööd teinud, siis eelmises projektis ehk siis eelmisel aastal me keskendusimegi hästi olulistele asjadele, milleks oli küberpuuringu võistluse, kus me siis kutsume alati uued huvilised 7.–12. klassist ja kutsekoolidest, ehk iga aasta on neid kuskil 3-4 tuhat, kes alles esimest korda avastavad, et kübervõistlus võiks olla, pooled on seal siis tüdrukud. Et õpetajad võtsime kätte ja kutsusime nad siis kõik sinna võistlustele samamoodi, ehk siis õpilased osalesid, õpetajad osalesid, siis me tegime õpetajatele koolituse, kuidas neid võistlused oma koolis läbi viia ja jagasime ka loomulikult need ülesanded vabalebisse Eestisse, et keegi tahab vaadata siis targalt internetis ülesande portaalis on need siis üleval. Ja teisena siis tõesti me viisime siis noored sinna suurele võistlusele ja kõige olulisem võib-olla selle asja juures on see, et riikide vaheline koostöö teate poliitikas on üsna keeruline, igaüks ajab oma agendat ja sellepärast on meil siis ka vahemees kutsutud nagu ENISA, kes siis aitab natukene korda hoida ja pabereid siis korda teha, muidu läheks päris käest ära vahepeal. GDPR-i alusel me ei tohi noori väga kaua trackida. Et muidu tahaks ju teada, et vaat alustas 2017, et kuhu need noored on jõudnud. Aga nii palju ma saan öelda, et siis selles kõrgtaseme võistlusest Eestist on läbi läinud siis umbes 1000 noort ja küberpuuringus osaleb siis meil 3-4 tuhat uut huvilist iga aasta, ehk siis pealekasv on tegelikult pidev. Nüüd on alati küsimus, et mis neist edasi saab ja seda kindlasti aitavad siis meie ettevõtted Eestis vastata. Ja mis on ka oluline on see, et sellest võistlusest ja nendest osalejatest on kasvanud välja treenerite, sisuloojate ja ka kogukonna hoidjate võrgustik. Mis tähendab, et noored, kes sinna programmi tulevad, nagu raketis, mida te näete, nad tahavad sinna tagasi panustada. Nad tunnevad, et neil on hääl, nad tunnevad, et neil on võimalus ja nad teevad ka oma kogukonna arutelusid. Täpselt nii, nagu meil siin on, nemad teevad ka selliseid asju. Me lihtsalt ei tea sellest mitte midagi. See toimub kuskil põrandal. Mõned neist on juba 30-35 aastased, kes on programmist välja kasvanud ja nendest on saanud juba ettevõtete noored spetsialistid. Ja ma usun, et tänu sellele, et me Eesti Interneti Sihtasutusega seda asja kõike oleme koos teinud, me oleme teinud väga suure asja. Me oleme juba saanud väikse tunnustuse Informatics Europe'i käest, see on siis IT, ülikoolide juhtide võrgustik, kes valis meie projekti väga ägedaks. Just nimelt naiste kaasamisega ja Eesti tasemel oleme siis saanud tunnustuse Eesti Teadusagentuuri poolt ehk siis ka teaduse populariseerimise auhind on meil siis olemal. Ja kõik see asi, kõik see jaht, mida kõik maad tegelikult Euroopas teevad, on lihtsalt olnud võimalik ainult sellepärast, et ettevõtjad panustavad, koolid panustavad, ülikoolid panustavad ja ka siis teadus vaatab seda seal juures ja et meil on olemas selline äge koht, kus üldse sellist rahastust taotleda. Ja meie kõige suurem idee ongi selles, et need noored vaataks ja jälgiks Euroopa Liidu ja NATO väärtuseid, sest et muidu nad vaatavad võib-olla kellegi teise väärtuseid ja hakkavad meile vastu töötama ja seda me nagu üldsegi ei taha. Nii et tänud Eesti Interneti Sihtasutusele selle pikaajalise toetuse eest ja ma loodan, et selles samas programmis, kus meie oleme saanud tuuletiibesse, saavad nüüd järgmised programmid tuuletiibadesse, et need tuleb väga ägedaid asju. Nii et ma soovitan alati, kui te näete ühte kutset, et nüüd jagatakse raha, suunake kõik oma ägedad tuttavad, huvitavaid ideid panustama sinna, et see tasub ennast ära. Aitäh!